Sa ütlesid väga huvitava lause selle koha pealt, et ma nüüd sõna-sõnalt võib-olla ei mäletan, aga sa saad kohe parandada, et kui on see vigastus olnud, siis keha alateadlikult tahab liigutada seda. Täpselt. Kuidas see lause oli? Teha samasuguseid liigutusi kui selle psüühilise trauma ajal. Ja selle eesmärk on? Vabastada sidekohast see trauma. Ehk siis terveneda? Jah. Ma eile lugesin just, tuleb varsti välja üks saade, tegelikult sellele, kui praegu teie saade on, siis saade on juba väljas. Aga mul on ilmunud, sellest on ajal ettevaate, sa pead suutma nagu aja mõelda kaasa. Mitmel joonel. Jah, et see saade tegelikult on ilmunud juba. Maria Nordin, üks Soome neuroplastik, temaga räägime kõslasest, aga ma lugesin ta raamatut ja seal ta tõi ka välja selle, et neuroplastilises kontekstis ka, et inimene, kui on midagi katki, mingi jäse või liiges, siis kõige parem viis selle koha parandamiseks on teha seda liigutust, nagu see oleks terve. Aga see pani mõtlema, et see on päris huvitav, aga kui mul ei ole kätt, kas ma siis ei saa? Nagu teadlikkusega sa teed seda liigutust ja vabaned valust. Sest ma ei tea, kuidas sul on kostunud, aga need inimesed, kellel on jalg amputeeritud, sõrm ära võetud, neil see amputeeritud osa valutab vahel. Ja ma olen kuulnud seda, et läheme eeter keha juurde, see on nüüd nagu natuke esoteeriline võib-olla, aga see on olemas. Ta tahab liigutamist. Kui sa võtad kätte teadlikkusega, liigutad seda, mida sul ei ole, siis see valu kaob.